Ma olen tõeline linnade fänn. Hoolimata sellest, et olen poole oma elust pühendunud looduskeskkonna õppimisele ja hoidmisele, tunnen end kõige paremini just linnas. Samas hindan väga ka loodust ja tahaksin seda palju enam enda ümber linnas näha. Võib küsida, mida ma virisen. Ma olen hetkel kesklinnas, aga ma olen pargis, inimestel on aedu, on nii-öelda vahel korterite ümbruseski siukseid mõnusaid rohealasid, aga tihtilugu see on selline inimese järgi seatud loodus. Seal on asfaltteed, mõni üksik puu, purskkaev, aga seal ei ole tegelikult seda, mida on vaja, et toimiks üks korralik liigirikas ökosüsteem ja seda on ka kõike väga vähe. Selle asemel, et rääkida, mida ma võtan teid kaasa ühele väiksele sõidule, me võtame tõuksi ja sõidame ühte kohta, kus on näha, kuidas võiks üks korralik roheala välja näha. Koht, kuhu ma jõudsin, on Paljassaare hoiuala. See on Natura-ala ja Natura-ala on selline Euroopa Liidu kaitsealade võrgustik, mis ongi tehtud selleks, et kaitsta liike, kes on, ma pargin oma tõuksi ka nii ära, nagu ilusasti peab, eks ole, et kaitsta selliseid liike, kes on ohustatud, kes vajavad kaitset ja selleks ongi siin linna juures selline ala loodud. Natura 2000 on tegelikult väga võimas projekt. Selliseid piirkondi on Euroopa Liidus rohkem kui 27 000. Minu kodulinnas Tallinnas on neid 4 ja kuskil 10 kilomeetri raadiuses Tallinnast leiab neid veel 7 tükki. Peaaegu viiendik kogu Euroopa maismaast on Natura kaitsealadega kaetud. See on päris vägev. Ja kuigi, nagu juba varem sai öeldud, need alad on meil enamasti väga lähedal, ei teata nendest väga palju. Hinnanguliselt teab vaid üks eurooplane 10, mis asjad on Natura 2000 alad. Seda ei ole küll kaamera silma läbi näha ilmselt siin minu ümber, küll aga on seda kuulda, vähemalt mina kuulen seda väga hästi. Paljassaare hoiuala keskendub lindudele. Siin on väga palju erinevaid liiki linde, erinevad hinnangud on öelnud, et siin on neid mingitel perioodidel elanud 200 erinevat liiki ja umbes 1/3 nendest on Eestis kaitse all olnud, nii et väga oluline paik. Paljassaares on mitmekesine maastik ja see asub lindude rändeteedel. Siin on palju võimalusi rändel puhkamiseks ja toidu leidmiseks ja võrreldes enamike kesklinna parkidega on siin ka palju erinevaid elupaike teistele liikidele. Kõrge muru, madal muru, tihedam võsa, hõredam võsa, puud ja kõrred, vesi. Siin on palju, mida loodusel on vaja. Sellised kohad nagu Paljassaare ei ole olulised mitte ainult loodusele või nii-öelda loodusele, mida me mõtleme, kui me ütleme, et me päästame loodust või kaitseme loodust, vaid nad on vajalikud ka meile, inimestele, sest inimene on osa loodusest. Isegi kui me oleme otsustanud oma linnakeskkonna muuta selliseks, et seda loodust on seal küllaltki vähe. Rohealad, ümbritsemine sellise keskkonnaga, nagu mina siin praegu ümbritsetud olen, see on hea meie vaimsele tervisele, see on hea meie füüsilisele tervisele ja tegelikult meil on vaja seda rohelust, neid rohealasid oma linnadesse ka selleks, et tulla paremini toime kõige sellega, mis meid linnas ohustab. Rohealad puhastavad õhku linnades, see on väga selge. Rohealad aitavad meid kaitsta tormivihmade eest, üleujutuste eest ja muudavad linnakeskkonna ka kuumadel suvepäevadel talutavamaks, sest nad pakuvad varju ja nad pakuvad siukest ala, mis ei kuumene üles, nagu meil näiteks siuksed suured asfaldiplatsid või kiviplatsid on. Nad pakuvad meile tegelikult kaitset kliimamuutuse eest, mis ohustab meid järjest enam. Sellised ettevõtmised nagu Natura 2000 aitavad elu maal hoida mitmekesisena. Meil on vaja tugevat loodust, et luua tugevaid ühiskondi, riike ja tugevat maailma. Ja need ägedad kohad on meile kõigile väga lähedal tegelikult, vähemalt füüsiliselt, vaimselt, aga ma muretsen. Me armastame rääkida, et loodus on eestlastele ääretult oluline, aga tundub, et see side on katkemas. Meil ei ole selliseid alasid vaja ainult kuskile eemale, kuskile eraldatud kohtadesse, kuskile hoiualadele, vaid meil on vaja neid rohkem enda lähedale, oma linnade sisse, nendesse samadesse parkidesse, aedadesse, oma kodulähistele, sinna, kuhu meil on mugav minna ja mis on meile lähedal. Mida rohkem me suudame tuua sellist ala, nagu te minu ümber praegu siin näete, oma linna planeerimisse, arhitektuuri, disaini, sinna, kus me, nagu ma ütlesin, päriselt oleme, seda kasulikum see meile on ja see ei tähenda seda, et linnad peavad meile muutuma kuidagi ebamugavaks või ebameeldivaks selle arvelt, et nad muutuvad teistele liikidele paremaks. Vastupidi, ma usun, et
et siin on hea tasakaal ja selle looduse ja selle nii-öelda roheluse meil endale lähemale toomine teeb ka meid endid õnnelikuks. Ja see taastab ka selle sideme tegelikult, mis meil on loodusega ajalooliselt olnud ja mida me peame taastama ka selle nimel, et ise liigina ellu jääda. Nii et ma ei tea, tulge järgmine kord, võtke mõni sõber kaasa, võtke jalgrattad või tõuksid või minu poolest ka auto ja sõitke kas siia sama Paljassaarde või mõnele teisele Natura-alale, mida on Eestis üsna palju. Ja olge siin ja mõelge, et jube hea, äkki saaks seda kuidagi lähemale ka endale tuua.